tere! Täna räägin oma kolmandast trükis ilmunud raamatust Ajalugu unenägudes. See sisaldab valitud unenäokirjeldusi. Ma olen seda nimetanud oma esimeseks proosaraamatuks, aga unenäokirjeldusi saaks nimetada ka proosaluuleks. Raamat näeb välja selline. Esimese unenäo kirjutasin üles aastal 1989, kui ma olin 6. klassi õpilane. Siis tuli sisse 10-aastane vahe, aga hakkasin neid uuesti üles kirjutama aastal 1999, kui ma olin teist aastat 4. kursuse ajalooüliõpilane. Vahepeal tuli veel vaheaegasid sisse, aga aastal 2000 mul oli depressioon ja soovitati head asjad üles kirjutada. Sel hetkel kõige parem asi ööpäevas oli unenäod ja hakkasin neid uuesti üles kirjutama. Magistriõppe ajal tuli veel vaheaeg sisse seoses õppekoormusega, aga natuke enne magistritöö kaitsmist kevadel 2005 asutasin blogi, kuhu hakkasin unenägusid avalikult üles kirjutama. Üksikud valitud olid juba enne kodulehekülje unenägude rubriigis. Kui olin 2 aastat blogi pidanud, siis pronksiöö aastal 2007 koostasin mõne päevaga elektrooniliselt üles kirjutatud unenägudest selle raamatu käsikirja. See tähendab, see sisaldab peamiselt 2 aasta unenäo kirjeldusi. Mult on küsitud, kas ma olen midagi unenägudele juurde pannud. Ei ole selles raamatus, vähemalt mitte. Natuke olen neid lühendanud hoopis, et oleks raamatu üldpealkirja ja peatükkide pealkirjadega kooskõlas. Ma ei hakka raamatut paberilt ette lugema, vaid jutustan ümber 2 unenägu, nii nagu ma neid praegu mäletan. Üks raamatu peatükk on Stalin. Selles on umbes selline unenägu. Ilmub üks ajakiri, mille nimi on Sirkel. Ajakirja peatoimetajaks saab üks vana stalinist. Peatoimetajal on ähvardavalt käes püsti sirklitera. Näen ka Stalinit ennast. Ütlen talle, et minu isa on isegi temast kirjutanud. Stalin küsib mida, aga ei saa kontrollida, sest ta ei oska eesti keelt. Unenäo ajal ma ei mõelnud, et tegelikult meie jutamine toimub ka eesti keeles. Stalin hakkab kiruma, et isa on pealtnäha aus mees, aga sulitempudega. Trotski kuulab läbi ukse jutamist pealt. Stalin küsib, Trotski, kas sa kuulad pealt? Trotski läheb uksest kaugemale ja vastab, ei, ma ei kuule midagi. Stalin läheb vaatama. Trotski julgeb Stalinile ühes küsimuses vastu vaielda. Stalin temaga sellest midagi ei tee. Põrandal on paljuköitelised raamatud Stalini vastus trotskistidele ja Stalinil oli õigus. Mõtlen, et sellised paljuköitelised teosed olid ainult Leninil ja Stalinil. Neid ei olnud hilisematel Nõukogude Liidu riigijuhtidel. Teine unenägu on peatükist ajakirjandus. Uurisin magistriõppes ühelt poolt
Itaalia fašismi ajalugu ja teiselt poolt Eesti ajakirjanduse ajalugu. Raamatus on nii peatükid Itaalia fašism kui ka peatükk ajakirjandus. Selles unenäos sõidan bussiga. Üks mees küsib mult, et minu klassivend Kristar vist astus teist korda ülikoolis ajakirjanduse osakonda, tal jäi see vist esimene kord lõpetamata. Vastan, et jah, esimest korda ülikoolis käies ta käis minu ajaloo osakonna loengutes ja jõi õlut. Seejärel olen ajaletoimetuses, mind tahetakse mööda treppe taga. Mulle öeldakse, mõtle midagi välja, et selle saaks lehte panna. Mõtlengi pingutusega välja luuletuse. Palus toimetajat Värdi rohkem minu peale kärgi, siis kui higiseks saan särgi, jõuan tempuga ehk järgi. Sellega unenägu lõpeb ja lõpetuseks loen veel luuletuse, mis ei ole unenägu kirjeldus, aga mida selles raamatus ei ole, see on lihtsalt unenägude teemaline. Unenägusid täis on mu padi, mõnel nendest sisu on nadi. Aga kui järjest näen ära neid 100, kaua saan ajada nendest vada. Sellega ma lõpetan.